Koolituse teema on ettevalmistus elektriala normdokumentide tundmise eksamiks ja teie koolitajaks sellel teemal on aktsiaselts Kontaktus juhataja, volitatud elektriinsener tase 8 Margus Leoste. Ja annangi nüüd sõna Margusele. Tervist kõigile, ma loodan, et näete mind, aga ega see võib-olla polegi kõige tähtsam, peaasi, et näete neid slaide ja kuulete mind. Ja eks selle koolitusel on kaks eesmärki. Üks eesmärk, et nagunii te tahate mingeid punkte saada ja teine eesmärk on see, et ma loodan, et selle koolituse läbimisel tekib teil mingisugune väike aimdus, kuidas paremini seda normdokumentide tundmise eksamit sooritada. Ja ma lähengi kohe otse edasi. Nii, tähendab, kõigepealt võtan üldiselt, et normdokumendid, mis üldse seonduvad elektritöödega, on kättesaadavad õigusaktid Riigi Teatajast, see on täiesti tasuta, Euroopa EU täiesti samatmoodi tasuta ja eesti keeles. Ja mõnikord võib olla niimoodi, et mõni asi, mis meile tundub, et võiks olla teistmoodi, on näiteks selle Euroopa EU poolt mingis direktiivis selle teistmoodi sõnastatud ja siin on olnud küsimusi, et kas need Euroopa direktiivid on kohustuslikud või mitte, et ütleme niimoodi, et õigusakt kui Riigi Teatajas on ikka üldiselt kohustuslik, aga Riigikohus on leidnud, et ka see Euroopa direktiivid ja määrused on teatud mõttes kohustuslikud. Nii. Aga see on üks selline asi, mida saame kõik vaadata. Nüüd on standardid, mis on kõik kättesaadavad EVS-i koduleheküljelt, millel aga on selline puudus, et nendest tuleb maksta. Ja nüüd seoses näiteks normi tundmise eksamiga ongi niimoodi, et kui mõni on harjunud, et te ostate selle vaatamise veebis, siis hetkel veel normi tundmise eksamit ei saa kasutada veebimaterjale.